Viimase rahvaloenduse andmeil on õigeusk Eesti suurim uskond. Õigeusklike hulk kasvab, luterlaste hulk Eestis väheneb. Ajaloolistel põhjustel tegutsevad Eestis tänapäeval kõrvuti 2 õigeusu kirikut. Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. Mõlemasse kuulub nii eesti kui vene keelt kõnelevaid inimesi. Eestlastest õigeusklikke on tänapäeval veidi üle 20 000, kuid nendegi arv kasvab. Õigeusk ei ole vene usk. Ajalooliselt pärineb see Kreeka kultuuriruumist, Bütsantsist, kuigi Eestisse jõudis tõepoolest Venemaa kaudu. Õigeusku on siin levitatud valdavalt rahumeelse missioniga. Esimesena, juba keskajal, langes õigeusu mõjusfääri Setumaa ning võib öelda, et seal ongi see usk kõige tihedamalt läbi põimunud inimeste argieluga. 19. sajandi kirikuvahetusliikumise käigus läksid õigeusku paljud Lõuna- ja Lääne-Eesti elanikud, kokku ligi 1/5 elanikkonnast. Sellest ajast alates ongi õigeusklike arv Eesti rahvastikust olnud püsiv, muutunud on vaid nende rahvuslik kuuluvus. Veel enne teist maailmasõda oli enamik õigeusklik eesti keelt kõnelevad inimesed. 20. sajand tõi kaasa ka esimesed eestlastest õigeusklikud pühakud, neist tuntuim 1919. aastal enamlaste tapetud piiskop Platon. Õigeusk moodustab Eesti ajaloo ja kultuuri lahutamatu osa. Paljud õigeusklikud on Eesti ajalukku jätnud oma kustumatu jälje, näiteks poliitik Konstantin Päts, kirjanik Karl Ristikivi, heliloojad Kirillus Kreek ja Arvo Pärt ning paljud teised.